No meie Priit Kuluga oleme käinud ka varasematel aastatel ja kui sel aastal tuli nagu ettepanek tulla, siis me mõtlesime, et kes meie nägus on enam näha tahab, et mitu korda iga aasta ja mitte küsimus ei ole näos, vaid küsimus oli selles, et kas meil on midagi uut öelda. No mida me uut ütleme? Aga siis ühel hetkel, kuna selle terminite loomise tööga on nii palju tegeletud iga-aastaselt, aastakümnete pikkuselt juba, siis mõtlesime, et me siiski osaleme ka sellel aastal. Kui nüüd rääkida terminoloogia komisjonist, mis formaalselt on olemas võib-olla EGILEX-is kirjas 5 aastat, eks. Aga tegelikult Priit Kulu võib kinnitada, et selline komisjon on tegutsenud 35 aastat juba. Ja miks me oleme üldse tegulenud, mis on motivaator, et see on väga oluline, et miks me seda teen. Et me juba 90-ndate alguses või 80-ndate lõpus hakkasime tegelema, sai selgeks, et kõrghariduse andmine inseneridele ja mitte ainult Tehnikaülikoolis, ma võin nimetada siin kohe mitu kõrgkooli, kes seda laadi terminoloogiat, millest mina hakkan rääkima, kasutavad. No näiteks materjalitehnika, materjaliteaduse valdkonna terminoloogiat kasutab Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üks vahe pidime isegi Tartu Ülikooli ettepanekul ühise õppekava tegema selles valdkonnas. Siis Kunstiakadeemias õpetatakse kõiki disainereid ja arhitekte ja kõrgemas tehnikakoolis muidugi Maaülikoolist ei maksa rääkidagi, seal on ka vastavad erialad. Nii et tegelikult iga-aastaselt kasutavad seda sajad ja sajad üliõpilased. Teine motivaator oli see, et Eestis on töötlev tööstus, mille iga-aastane käive on Eesti eelarve suurune. Seal töötab 250 000 inimest. Ja üks on selge, et neil on seda terminoloogiat vaja. Ja viimastel aastatel on, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis hakkas meile tulema järjest üha enam küsimusi õigustõlkekeskustest. Nad tõlgivad ju kõiki standardeid. Neid standardeid on kümnete ja kümnete viisi. Meie ei ole nüüd kõikidega tegelenud, aga kõik kolleegid ei ole siin esindatud, aga näiteks keevituse valdkonnas neid on 10. Väga oluline valdkond, kus eksida ei tohi, kõigil peab arusaama ühesugune olema. Ja lihtsaid lahendusi siin tõlkimise töös ei esine. See on üsna vaevaline tegevus ja nendest vaevadest me tahame täna rääkida. Nii, millest ma räägin siis kõigepealt? Väga lühidalt terminitöö taustast. Ma osa sellest taustast rääkisin juba ära. Siis nüüd alates 2009 on nüüd terminitöö EGILEX-is. See muutis meie töö totaalselt. Hoopis teistsuguseks. Oli nagu kontseptuaalselt hoopis teistmoodi tuli sellesse asjasse läheneda. See oli võimas tööriist, seda ma kohe kiidan. Ja põhiline osa meie ettekandest me räägime proovikividest või probleemidest koos konkreetsete näidetega, millistest saavad aru ka kõik siin istujad. No kõik on kuulnud, mis on teras, kõik on kuulnud, mis on messing. Me kasutame neid materjali iga päev ja siin on mõned väga sobivad näited selle kohta. Nii, kõigepealt siis natukene taustast. Eelmine aasta ma rääkisin sellest pikemalt. No nüüd ma mõtlesin uuesti selle, et kuidas seda esitada hästi kompaktselt ühe slaidil. Et mida me oleme siin teinud ja mida meie eelkäijad on teinud. Juba enne teist maailmasõda tegeleti materjalitehnika terminoloogiaga. No näiteks sõnad keevitamine ja nii edasi. Need on välja mõeldud juba 30. aastatel. Vasti 100 aastat tagasi. Termini arendus oli siis selgelt saksa keele baasil. No saksa keel oli põhine võõrkeel, mida koolides õpetati ja suur osa meie inimesi oli omandanud hariduse ka Saksamaal. Siis 70. 80. siin istuvad seda mäletavad, no siis oli kõik käis vene keele baasil. Vene keel oli põhine õppekirjandus, mida meie üliõpilased kasutasid. Oli siis venekeelne ja ma mäletan, kui ma esimest korda sain üle piiri
esimest korda välismaale pääsesin aastal 1989 ja siis me käisime ka, mäletan, 89 käis Saksamaal ja 90 siis Rootsis ja ma tundsin huvi, et mis laadi kirjandust kasutavad õppekirjandust Rootsi tudengid. Siis tuli välja, et valdav osa oli ingliskeelne. Isegi rootsikeelset oli harva. Kõik ingliskeelne, see oli pilt selge, ega siin pääsu ei ole. Tulevad uued õpikud ingliskeelda, kuidas see siis nüüd eesti keeles siis oleks mõistlik. Ja peale selle teadus areneb meeletu kiirusega, tohutult. Me pidevalt on hirm, et jääme ajas maha. Ja Nõukogude Liidu lõpuaastatel siis sai see hoogu ja terminitöö oli hoopis teistsugune selles mõttes, et mitmekeelne. Me hakkasime tegema, ma siiamaani mäletan, et miks me nii laialt ette võtsime Eesti, inglise, vene korraga. Eesti, inglise, vene, saksa, mul on riiulis kolleegid tehtud sõnaraamatus, seal on lausa 4 keelt. Ja mis on peamised tulemused, mis meil on siis, mille üle võime uhkust tunda ja mis ei ole nüüd meie töö tulemus, vaid see esimene teaduse tehnika seletav sõnaraamat 1997, see Larussi sõnaraamat, see oli tõlgitud või välja antud teakirjastuse poolt, ühtegi määratlust ei tõlgitud, see oli ingliskeelne, see jäigi. Ja siis ma mäletan, kui meile anti üle tööülesanded, see oli terve töörühm, mitukümmend inimest, siis materjalitehnika valdkonnas, ma mäletan, mehaanika ja materjalitehnika anti kõige paksem pakk. Anti teistele ka seal jagati, niisugused papkad. Ja meil osutus see töö siis eriti mahukaks, seda meeletult palju. Siis aastal 2000 ilmus siis Euroülikool andis välja Eesti inglise tehnika ja inglise-eesti tehnika sõnaraamatu, mis on sobiv kasutada ka praegu. Seal on ka, me oleme avastanud vigu sees või parendusi. Ja määratlustest ma räägin just. See määratlused on tänase ettekande võti. Mitte niimoodi termin, vaid määratlus, millest ka eelkõneleja rääkis. Ja siis materjalitehnika seletavad sõnaraamatud. See 2016 on kasutusel veebis vabalt kätte saadav ja nagu ma olen aru saanud, et õigustõlkekeskus, kes on esitanud meile küsimusi minule ja Priit Kulule, et ta kasutab seda usinalt. Aga see ei ole ammendav. Ja nüüd kontseptuaalselt teine lähenemine 2019 Egileks. Aitäh! See muutis meie töö mitte et nüüd lihtsamaks, mõnes mõttes lihtsamaks, aga täpsemaks võib-olla on õige. Need Egileksis on siis lisandus samuti määratluste mõtmekeelsus. Larussi sõnaraamatus oli ingliskeelsed definitsioonid, selles viimases 2016 sõnaraamatus olid eestikeelsed. Aga ingliskeelset ei olnud. Ja nüüd me hakkasime tegelema siis sellega, olen viimased aastad tegelenud ka ingliskeelsed määratlused, mis muutis selle termini töö täpsemaks ja tekitas terve rida probleeme, millest me kohe siin praegu räägime ka. Ja mis on töö tulemus praeguseks hetkeks 2024 detsember, circa 6500, 30 aasta jooksul jõuab ikka palju. Et circa 6500 terminit eesti ja inglise, need on siis eesti ja ingliskeelsete määratlustega. Me oleme kõvasti vaevanenud viimased aastad, just lisades ingliskeelsed määratlused ja tehes vajadusel eestikeelsed ümber. Siin on mitmed probleemid, millest kohe tuleb juttu, et on Ameerika inglise keel, ma ütlen üldiselt, ja Euroopa inglise keel. Ja mida rohkem sellega tegeled, mul on unikute viisi raamatuid ja õpikuid ja siis on üha enam selgeks saanud, et maailm kasutab valdavalt Ameerika inglise keelt. Maailma vaates Euroopa on nii pisikene ja nii väikene, tillukene, et me siin kolleegidega vaidleme, et kas viia nüüd Euroopa lähenemine terminites või inglise. Mina isiklikult olen viinud mõlemad ja märkinud ära, siis, et vastavat kirjandust, kes loeb, siis leiab. Ja kinnituseks eelmisele ettekandjale vananenud terminid on ka meil sees. Mida on harjutud kasutama, inimesed otsivad ja kokku on 34 000 terminit. Ma ei tea, kus me selle aja oleme leidnud, aga 30 aasta jooksul on siis leidnud. Ja ma räägin nüüd kolmest võib-olla esimesest
proovikivist ja Priit siis jätkab. No siin on terve loetelu, need ei ole kõik, aga need on võib-olla oluliselt, mahtusid ilusti piisavalt suures kirjas slaidi peale ära, et keegi ei pea silmi pingutama. Ja ma ei hakka neid ette lugema, kõigepealt siis allikad, kus kohas me võtame. Näiteks me kasutame ameeriklaste käsiraamatud. Neid mehaanikainseneril on käsiraamat, meil üks riiulis, seal on 26 köidet, see ulatub 3 meetrit. Need käsiraamatud, see on reaalne inglise keel, see on ameeriklaste. Siis seletavad sõnaraamatud, meil on ka, me oleme tellinud raamatu kokku ja vaadanud, milline see reaalne elu on. Siis mööda minnes mainin, et oleme avastanud, et ka välismaa parimate kirjastuse sõnaraamatutes on vigu. Loed, et see inimene pole täpselt pihta saanud, mis asi see on. Ja siis me parandame nii enda vigu, kui ka parandame teiste vigu. Ja seeläbi siis õpime. Aga eesmärk on see, et tudengid tuleb õpetada siis õieti. Eile näiteks mul oli konverentsil, ma ei osalenud, oli täienduskoolituses loeng, 4 tundi. Insenerid tööstust 20 inimest istub. Ja seejuures ma kasutasin umbes 20 uut terminit, millest nad polnud kuulnudki. Ma nende reklaamisin sõnaveebi ka. Et leidke siis täpsemalt infot sõnaveebis, minge vaadake, seal on definitsioon, kõik ingliskeelsed vasted, kõik olemas. Ja eestikeelsed ja ingliskeelsed vasted, mis on kergelt leitavad sõnaveebist, nii et ka sõnaveebi eest aitäh. Siis erialased õpikud ja monograafiaid, meil on seal ka neid palju. Standardid, ISO, euronormid, Eesti standardid, millised pidevalt tehakse juurde. Siis teadusartiklid loomulikult, vahest tuleb vaadata, kuidas teadusartiklites kasutatakse ja Google, mõni halvustab, mis asi Google. Ma ei tea, kuidas kolleegid, mind huvitab väga ettevõtete koduleheküljed, reaalne elu. Sa võid mõelda igast terminit välja, sul võib olla mingi tark raamat väga heas kirjastuses, vastad terminit, vaatad ettevõtte kohulehe peal hoopis teine. Mitte hoopis teine, aga natuke teistsugune. Ma olen otsinud need ka välja, et siis ka leiavad. Ja see puudutab mitte ainult ingliskeelset maailma, vaid ka eestikeelset. Eesti ettevõtted ka ei kasuta alati seda, mida me tudengitele õpetame. Need valdkondade vahel erinevad allikades üldistuse tase, sageli on nii, et kas on nii kitsas või tähendab see palju rohkem või tuleb see termin, nagu me sageli teeme peaaegu iga nädal, et tuleb välja, et tuleb kirjutada 2 mõistet ühel hetkel või avastada ühel hetkel, et need on ühesugused definitsioonid tuleb hoopis kokku panna. Nii, ma räägin siis paarist asjast veel, mitmekeelsed määratlused ja kooskõla. Eestikeelne terminid oli meil pandud paika või see definitsioon või määratlus oli pandud paika 20 aastat tagasi. Nüüd loen ingliskeelset, kuidagi ei klapi kokku. Siis me kohendame, kuna see ingliskeelne maailm on ja see on valdavalt ameerikakeelne. Ükskõik, kas need õpikud on trükitud Hiinas, mitte Hiinas, ma ütlesin valesti, Pakistanis, Indias tõkivad, Egiptuses ingliskeelsed raamatud, kõik on Ameerika ja Euroopat kahjatsusväärselt ei ole nii näha seal. Et lisandusid venekeelsed alates 2024, sellest Priit räägib ja kooskõla viimine. Ja see on võib-olla viimane slaid, mida ma räägin, hakkab Priit siia tulema. Süsteemsus ja kasutajasõbralikkus. Ma tahtsin sellest rääkida selles mõttes, et me oleme hakanud lisanud ristviiteid. Kui teate, on mingi üksik eraldiseisev termin, ühel hetkel avastad, et see on üks osa termini pesast, eks. Suuremast pesast, Priit kohe näitab neid pesast. Ja nii kui sa selle tervikliku pesa ette võtad, siis tuleb hakata kõik viima ümber tegema. Nii teinekord osutub, et ingliskeelne ei klapi enam eestikeelsega kokku ja aga asi läheb keeruliseks. Nii et siin on üks näide süsteemsusest ja vastavate mõistete ja terminite osas, mis on teile siin hästi tuntud kooli füüsikast juba, conductance versus resistance. Kui on olemas conductance, siis oleks hea seal ka termini baasis oleks ka resistance, eks, viitab sellele või vastupidi üksteisele edasi taga.
siis tekib lugejal kohe suurem tervikpilt. Ta saab targemaks kordades, kui ta ainult üksikut vaatab. Või conductivity ja resistivity, erijuhtivus ja eritakistus. Priit, võta lipp üle. Tere ka minu poolt. Ma tahaks kõigepealt öelda, et termini tööga tegelejad ei ole ainult emeriitprofessorid, nagu meie kübarsepaga oleme, aga me, nagu te tiitlist nägite, ka seal oli üks noormees, Andrei Sursekov, kelle me oleme tänavu aastas suutnud värvata eelkõige just Ekileksi töö jaoks ja venekeelsete terminite ja määratluste tarvis. Ta vene keelt hästi räägib, meie selle tööga ei tule toime. Nii et, ja muidugi meie töögrupp on ka suurem, me nooremad õppejõud, me iga nädalaselt saame kokku ja konsulteerime ja arutame. Nii et me loodame värvata veel noori mehi, nii et me oleme jätkusuutlikud, mitte nii, et kui kulu ja kübarsed on läinud, et siis on materjalitehnika termini tööga lõpp. Ma ei tule tagasi siia slaidi juurde, mida Jakob juba näitas. Seesama 30-35 aasta töö tulemus, mis me sai kokku võetud 2013. aastal materjalitehnika seletava sõnaraamatuga ja digitaalsel kujul 2016 ilmus ka meie digiraamatukogus, siis see valmis, nagu siin Jakob ka nimetas, eelkõige venekeelsete ja venekeelsete või eestikeelsete vene tõlkeõpikute baasil. Ja see oli siis kolmekeelne, eesti, vene, inglise ja määratlused olid ainult eesti keeles. 2019, kui avanes Ekileks, siis sellest alates me oleme pidevalt siis töötanud ja töötame ka praegu edasi Ekileksis ja ma tahan öelda, et see on häbematult hea tööriist, sest varem me töötasime tõesti käsitsi, algasime perfokaarditelt, aga täna on kõik võimalikud, kõik terminid, eesti, inglise, vene määratlused, eesti, ja uute lisandumine inglise ja vene. Aga kuidas meie seesama sõnaraamat 2013/2016 digitaalne jõudis Ekileksi, siis tänu Ekileksi arendajatele sai transporditud see kogu sõnaraamat Ekileksi. Ja alates 2020. aastast see tähendab juba 4 aastat, me oleme tegelenud sellega, selle materjalitehnika terminitega. See tähendab kõigepealt sisestame ingliskeelseid määratlusi, mida enne ei olnud. Ingliskeelsest määratlusest tulevad üle vaadata eestikeelsed määratlused. Need ei pruugi üldse langeda kokku ja samuti lisandame ka siis uusi termineid. Neid, kui meil algselt oli 4500 seal sõnaraamatus, mis sai transpordida üle Ekileksi, siis täna on seal, nagu juba Jakob ka näitas, umbes 6200 mõistet ja termineid on häbematult palju. Need on umbes kolmekeelseid termineid on umbes 32 000. See tähendab, see on töö, millega meie, vähemalt see kolmik tegeleb igapäevaselt. Oma kogemusest ma võin öelda, et 3-4 tundi vähemalt päevas ma olen Ekileksis.
tunni pooleteise kaupa, rohkem ma ei pea seal vastu, sest vahepeal peab lõdvestama ja jalutama, tegema, muidu võib lolliks minna. Ja nii me pidevalt seda täiendame, aga peab ütlema, et see on lõputu töö. Käid korra mingisuguse gruppi üle, siis samas lähed järgmine kord selle grupi kallale ja ikka ja leiad muudatusi. Ma ei taha siin süsteemsuse kasutaja sõbralikkuse juures pidada, võib-olla Jakob sellest juba ka rääkis, aga ma võib-olla ühe näitena on niisugune märksõna kui messing. Need on vase sulamid, tsengiga eelkõige. Neid määratlusi või termineid või liike on palju, oma tükki 15. Ma näiteks peatun siin ühe juures, seal on kohe esimene killing metall. Üks messingi liik. Me oleme otsinud sinna sobilikku terminit. Killing on kullaga katmine, lehtkullaga või kuldamine, aga killing metall ehk siis killing brass. Jakob pakkus välja siin kullatismetall. Mina leidsin sobiliku termini võõrsõnade leksikonist. Seal on olemas sõna oreiid, kulla, karva, messing. Õieti ma sattusin selle peale, proua lahendab ristsõnu ja ristsõna lahendajale on abivahend, kus on metallide kohalt ja leidsin sõna kulla, karva, messingu ehk oreiidi. Või teine näiteks, me räägime messingitest, teine commercial bronze. Kaubas, Jakob on pakkus siin küll tööstusbronks, aga pigem võib-olla siis kaubanduslik bronks. See ei ole üldse bronks. Me liigitame vasesulamid, tinaga on bronksid, vasesulamid, singiga on messingid, aga ajalooliselt on välja kujunenud nimetus commercial bronze. Tegelikult on ta kaubanduslik messing. Nii ka siit siis on meil ka terminid, mida me oleme välja pakkunud. Põhiliselt me praegu töötame valdkonniti. Tähendab, EGILEXis on võimalus või peaks määratlema iga mõiste juures valdkond või valdkonnad, neid võib olla mitu. Ja nii meil on siis põhivaldkonnad, kus me praegu töötame. See on metallurgia, see on eelkõige Jakobi rida. Pinnatehnoloogia on minu rida, materjaliteadus on minu rida, materjalide katsetus, materjalide töötlemine. Ja nii võtame ühe valdkonna ette ja käime selle üle üks kord, kaks kord ja jälle uuesti võtame ette. Praegu sellel aastal meil oli ette võetud 2 valdkonda. Need olid pinnatehnoloogia ja siis siin oli CD ja termotöötlus. Ja me selles valdkonnas, see tähendab, et me vaatame üle kõik kolmekeelsed terminid, lisame kolmekeelsed määratlused ja meie lõppeesmärk on, isegi tänavu aasta me tahame jõuda sinna kaugele, et vormistada need ka veebipublikatsioonidena. Sest üks probleem, mille üle me alati oleme kurtnud, et minule emeriitprofessorile ei ole siin enam muret, aga võta nooremad õppejõud ja keda me tahame siia värvata. Kuskil ei lähe see töökirja õppejõu arvestuses.
Nüüd me oleme siis sinna püüelnud, et tänavu aasta tahame 2 veebipublikatsiooni ilmutada. Selleks on võimalus juba alates 21. aastast on olemas, tuleb taotleda toia ja vormistatakse ära. Nõuded on olemas, seal peab olema vähemalt 500 terminit, eestikeelset terminit ja need 2 esimest, mida me siis tahame nüüd vormistada, on kummaski circa 1000 terminit. Nüüd selle Kübarsepp juba ka rääkis, aga selle juures ma ei peatu, võib-olla USA ja Euroopa Inglis. Ma peatan, tahaks näidata terminite sünonüümide rohkus. Võtame mingisugune vanandamine, plasmapihustus. Meil on seal 10–12 erinevad terminid, eestikeelsed terminid ühe mõiste juures. Sealt ka tuleb meil mõisteid 6500 ja terminid 32 000. Ja siis mõne sõna veel uutest ja vananenud terminitest. Täna oli ka siin küsimus, et kas vananenud termineid peaksime tooma ja peab tooma ja seda me toome, sest Ecilexis on ka see võimalus olemas, väärtusolek ja paneme sinna endine, vananenud, aga ta Ecilexis on olemas. See on see, mida me näiteks viimane 50 aastat olemegi kasutanud, kuna see põhines vene ja eestikeelsete õpikutele, täna põhineb see ingliskeelsel kirjandusel. Kui meie sellised põhisõnad raud on eesti keeles tuntud juba rohkem kui 500 aastat ja rauda on toodetud Eestis soorauast ja järve rauamaagist. Ja ma lõpetan kohe. Ja siis näiteks sõna malm. Seda 150 aastat tagasi Jakobsoni kooli lugemise raamatust me malmi ei leia. Me leiame pajaraua ja me leiame separaua. Hiljem üks oli siis valuraud ja teine oli separaud. Malm tuli hoopis hiljem ja näiteks teras, mida me täna kõik vähekesti teame, on 150 aastat tagasi defineeritud kui raud, mis on kuumutatud ja äkitselt maha jahutatud. See on terase definitsioon. Teras oli ka siis olemas. Aga nüüd veel mõningad suutest terminitest, näiteks mida me juba oleme siin paarkümmend aastat tagasi kasutusel võtnud, on sõna kermis, pinne. Olgu, et meil on ta ammu juurdunud vähemalt 15 aastat, aga oleme pakkunud seda ka teistes valdkondades, näiteks puidutehnoloogias, nad ei ole seda vedu võtnud veel. Näiteks plastitomp, kus see sündis? Euroopa Komisjoni tõlkebüroo on mitmeid korrad meie poole pöördunud ja nordl, kuidas tõrkida nordl. See on plasti mikroosakesed, känki lähevad või kokku lähevad. Me pakkusime välja plastitomp, sest eesti keeles on tuntud sõna tomp, on see villase kampsuni tompudeks muutunud. Ja siis on ka mitmeid terminid, millele me ei ole siiamaani leidnud õigeid vasteid. Näiteks on engineering materials, insenerimaterjalid. Meie omal ajal seda kasutasime, vahepeal toimetajad pakkusid seda mitte. Nüüd puidumehed konsulteerisid keele asjatundjatega ja nad seda pakuvad ikkagi välja inseripuidu. Ja vananenud terminid, nagu ma juba nimetasin, et need meie toome oma terminibaasis ära ja nad sinna jäävad, sest võtame vanema kirjanduse, nagu see jutuks oli, seda on tarvis. Ja võib-olla veel struktuuriüksuste ja teaduste vahelisest koostööst. Ma tahaks võib-olla ühte rõhutada, et näiteks Tehnikaülikoolist, Eesti Keelekirjanduse Instituudist tänavu aasta on saanud toetust 5 terminigruppi. Aga kahjuks me omavahel
ei tegutse. Täna on paralleelselt ülikoolis ka üks seminar, kus käsitletakse rohepööret ja terminoloogiat seal valdkonnas, aga ka meie valdkonnas on need väga aktuaalsed, aga me omavahel ei suhtle. Või ei ole siiamaani suhtlenud. Võib-olla veebruari lõpus tuleb TTÜ-sse ka keelekonverents, võib-olla siis räägime sellest. Aitäh, aeg on läbi. Aitäh, et aeg on küll läbi, aga võib-olla üks kiire küsimus. Mul ei ole midagi küsida, aga ma tahaksin tänada paaris rakendit selle oivalise täppiskeelse teadustöö eest, mida te olete teinud. Ja see, mida me siin kuulsime ja nägime, võiks olla igale termini töörühmale suureks eeskujuks. Et loodame, et kõik jõuavad sinnani, kuhu teie olete jõudnud. Aitäh! Küll te kestate. Aitäh!